Kui maailm oleks pahupidi, siis me saaksime sõpradega kokku, et vaikida ja mõelda omi mõtteid ning me ootaksime kannatamatult nende lahkumist. Üksi olles me aga naeraksime oma naljade üle, räägiksime ja tantsiksime pööraselt. Me istuks tunde peegli ees, et end koledaks teha ja saaks hiljem sõpradega kokku ning lihtsalt irvitaksime üksteise üle. Pärast aga selja taga räägiksime, kui ilusad ikka kõik me sõbrad on ja kui hea on elada sellises maailmas, kus kõik on nii perfektne. Me suitsetaksime, et vältida kopsuvähki ja mida rohkem me seda teeme, seda paremaks me tervis läheb. Kui me peaksime sellest aga loobuma, läheb kõik allamäge. Meie sõprusringkond koosneks inimestest, kes meil absoluutselt ei meeldi ja me tülitseksime nendega päevast päeva. Kui me kunagi peaksime abielluma, siis meie abikaas oleks meie suurim vaenlane. Me naeraksime, kui me lähedased surevad ja teeksime suuri pidustusi ning oleksime õnnelikud, et me neist lõpuks lahti saime. Me jooksime alkoholi, et kained olla ning telekast lastaks reklaame, mille sisuks on, et kõik kained autojuhid tuleks ära keelata. Aga meie istuksime ikka kaine peaga rooli taha. Me ootaksime kannatamatult talve, et saaksime ometi lumes ujuda. Ning me päevitaksime kuuvalguses, et hiljem oma valge nahaga teiste ees kiidelda. Meie päeva tipphetkeks oleks magamine. Me ei paneks äratuskella tööle, et üles ärgata, vaid selleks, et magama minna. Me magaksime argiriietega ja hommikul paneksime selga ööriided. Me ei räägiks enam, mis me päeval tegime, vaid ainult sellest, mis me unes nägime, kuidas me magasime ja kunas me uuesti magama lähme. Me maksaksime tööandjale suuri summasid, et tööd teha ning ohverdaksime selleks kogu oma aja. Ja me ei viriseks kehvade töötingimuste pärast, vaid tahaksime, et need oleksid veelgi kehvemad ja et tööpäevad veniksid veelgi pikemaks. Me sööksime lõpmatutes kogustes rämpstoitu, et olla tervislikud ning püsida vormis. Ja me kirjutaksime artikleid juurviljade kahjulikkuse kohta. Me oleksime surnud ja kardaksime kõike, mis on elus ja liigub me ümber. Kui maailm oleks pahupidi, siis kas me elaks oma elu kuidagi teisiti või jätkaks sama mustrit ainukese vahega, et kõik on pahupidi keeratud.